sul mingi muud trikki või? Ära valeta mulle siin. Yo, what up, William Kass siin ja täna oli mul mõte teile midagi lõbusamat teha, aga kahjuks selle videoga läheb rohkem aega. Nii et täna teeme hoopis midagi muud, mida ma eelmine kord lubasin, ehk siis front flip. Raskelt ei ole, lihtsalt tuled nii ja kukud alla. Nii, ja kuna tegu on nüüd sellise palju raskema trikiga kui enamik teised trikid, siis kindlasti pead sa õppima seda foam beat'ist. Kui backflip on võimalik nagu veel niimoodi õppida, et sa lihtsalt kohe lähed ja teed, on ju, et võib-olla tuleb ära, siis front flip ta ei tule sul niimoodi ja sa paned lihtsalt selili. Nii et foam beat, võimalusel resi, siis lähed vineeri või betooni peale. Kui mina täitsa esimest korda fronti proovisin, siis mul juhtus niimoodi, et ma lendasin üle lenksu ja sain põlvega näkku, lõin endale ühe hamba nagu paigast ära. Ja siis ma mitu aastat enam ei julgenud teha, kuni siis üks mu sõber lihtsalt Tartus Kittelis lihtsalt sõitis foami niisama nagu ääre pealt sisse, läks üle rattas, ma mingi oota, niimoodi saab äkki frondi ära õppida. Ja siis ma hakkasingi proovima niimoodi, et ma nagu läksin niisama, sõitsin sisse ja siis ma hakkasin nagu hüppega. Ehk siis sa võidki alguses täitsa niimoodi, et noh, siit on küll halb, aga noh, kui sa saad kuskil otse minna, siis lähed otse. Aga lähme praegu niimoodi, et lihtsalt sõidadki sisse ja kaalutad ette. Ja kui sa niimoodi, et siis tähtis on see, et sa saaksid juba üle pea ära. Et kui sa pea peale kukud, siis noh, siin foam beat'is väga midagi juhtu, aga mõnel teisel pool võib-olla natuke aesapaiget. Sa pead kindlasti nagu üle pea ära saama. Ja kui sa tahad, siis sa võid kohe hakata hüppama ja kiiremini tegema. Sa pead kindlasti niimoodi, et sa tõstad enne äärt oma esiratta natuke õhku, keharaskust taha ja siis viskad ennast edasi. Ja nüüd on järgmine samm tuua see juba päris hüppe juurde, ehk siis tuleme kikkeri juurde. Kikkerist on niimoodi, et front flipi on võimalik mitme erineva tehnikaga teha. Et mina teen niimoodi, nagu miks mina hakkasin üldse front flippe tegema, oli see, et ma nägin, et Kyle Baldock teeb neid nagu ülilahedad, ülisuured nagu. Ta viskab ennast kõrgel ära. Ja siis samas paljud teised, näiteks Eestis on mitu sõitjad, kes viskavad ennast esiratta pealt, nagu kikkeri pealt tulevad ja siis kohe hakkavad front flipi tegema, et tundub nagu oleks esiratta pealt. Aga kindlasti on see, et sa ei tohi teha niimoodi, et sa mingi võtad esipidurit ja siis viskad fronti, et siis sa paneks lihtsalt nagu laks näoga vastu maad. Et see on ikkagi see, et sa nagu pead ikkagi õhku ära minema ja piisavalt suure hooga. Ja siis on veel võimalik see, et sa teed piduriga niimoodi, et see on nüüd lipp, tuled ära, esiratas tuleb õhku, siis võtad pidurit, tagapidurit. Ja siis tuleb esiratta alla ja siis sa lendad üle. Et üldse piduriga on see, et alguses soovitan õppida piduriga, sellepärast et ongi see, et ta lööb, kui sa võtad pidurit, siis esiratas kukub alla poole ja ta lukustab su krängid ka ära. Et kui sa mõtled, et kui sa siit nüüd hakkad minema, siis nagu, jah, täpselt see juhtubki, et sa hakkad minema ja siis sa tahad nagu vändata ja siis sa tulevad jalad lahti. Aga kui sa paned piduriga lukku ära, võetad pidurit, ma praegu ei ole, siis ta lukustab krängid ära ja siis tuleb sulle paremini järgi. Et see on selline väike nipp, kui sa tahad kiiremini frontflippe teha ja päästa, näiteks kui sa peaks manuaaliga jääma, mis on frontflippidega suht tavaline, siis kui sa oled pidurit veel peal, maandad tagarattale, siis on võimalik, et tuleb esiratta alla. Ehk siis, kui sul praegu ei ole veel pidurit peal, soovitan panna piduri peale, et fronti õppida. Teeb asi palju lihtsamaks. Põhimõtteliselt tehnika on siis see, et lähed sinna kikkeri, peaaegu oled kikkeri lõpus, tõmbad ennast keha natuke taha ja siis surud ennast edasi ja tõmbad jalad endale vastu peput põhimõtteliselt nagu laks. Sa pead küll kindlasti suht kiiresti ennast tööle lükkama, aga ma olen kindel, et sa ei saa seda õiget nõksu kätte, et sa nagu tuled õhku ja siis viskad ennast täiesti. Et sa tõenäoliselt hüppad selja peale alguses. Ehk siis lihtsalt proovi selja peale ära saada, et sa saad üle pea ära. Ja sa võid natukene ka varastada näiteks üle külje minna, et mina teen siiani tegelikult fronti, sellepärast, et ta läheb kiiremini tööle ja ma saan paremini ennast spottida, et selle asemel, kui ma tulen nagu ümber ja siis otsin nagu, kus maandumine on, selle asemel ma saan natuke üle nurga piiluda. Alguses sa kindlasti viskad oma frondiga hästi kaugele, et hiljem hakkame seda õppima, kuidas kõrgemale minna ja nagu lähemale. Et alguses ta võib sinna kuskil hästi teisele poole foami minna. Ja kui sa nüüd nii kaugele said ära, siis edasi on aina lihtsam. Lihtsalt hakkad kõrgemale, ilusamalt, kiiremini tegema, ehk siis teeme ühe korraliku ka nüüd.
front flipidega on kindlasti ka see asi, et sa pead arvestama sellega, et sul on vaja väiksemat hoogu kui muidu, sellepärast et surud ennast nii palju edasi. Et näiteks kui sa üle fly tahad teha, siis täiesti teine hoog kui backflipi tehes. Et kui backiga sa pead panema täiega juurde hoogu, sellepärast sa saad tahapoole, siis frondiga sa surud ettepoole. Ehk siis kui sa ei taha põhjas kuskil seal lõpetada, siis tuled väiksema hooga. Aga muidugi ka mitte liiga väikesega, et sa jõuaks flipi ära ka teha. Nii, nagu sa nägid, siis mina teen neid üpris kõrgelt juba väikese hooga. Aga samas see on ka suht ohtlik, sellepärast et kui sa õigel ajal ennast tööle ei lükka, siis üle see flip üli kõrgel seisma ja sa kukud selja peale, aga nende kõrgete frontidega, mis mulle täiega meeldib, on see nagu Baldok ja Daniel Sandoval ja Kevin Peraza tegid, on see sirge front flip. Näitan ette, kuidas see käib, et sa nagu lükkad ennast sirgeks ära ja siis alles lähed fronti. Ja kui sa tunned, et sa oled iga kord saanud niimoodi, et sa maaldud ilusti ära foami, enne ei tasu kindlasti resile või vineerile minna. Ja sa pead ülikindel olema, et sa teed seda trikki ilusti. Sa ei tohi lahti lasta. Põhimõtteliselt sa võid aasta aega järjest lihtsalt teda foami teha niimoodi, et saad endale täiesti selle kindluse kätte ja siis lähed alles resi peale. Ja see on nagu üliohtlik trikk. Suur osa mu jälgijatest sõidavad ka tõuksi ja teil on võimalik õppida samu trikke, mida saab rattaga teha. Frontflip on samasugune, ainult et tõukerattaga on seda lihtsam teha, et sul on võimalik jala pealt lükata minema. Aga kui sa nüüd üritad sama asja teha rattaga, et sa hakkad seda frontflipi tegema, siis on see, et esiteks kuna ratas on raske ja kui sa võtad jala pedaalilt ära, siis sul esiteks pedaal kukub ja teiseks sa pead hakkama seda õhus veel otsima. Et ta on niimoodi palju raskem, et ma ei olegi väga näinud, et keegi niimoodi ära teeks. Ryan Taylor kunagi tegi ja ta on ilmselgelt selline ülimadal ja nagu väga teise tehnikaga, et kui keegi niimoodi proovib ära teha, siis üliploks sulle. Nii et kui sa sõidad tõuksiga ja sa oled juba fast fronti teinud, siis nüüd on aeg proovida samamoodi, et tõmbad ennast õhku ära ja siis viskad tööle. Siis saad kõrgelt ka teha. Ja kui sa kardad fronti teha, siis üks võimalus on panna endale näiteks mingisugune padi või foamitükk ükstesse põhimõtteliselt või selja peale või mis iganes. See võtab selle esimese impacti vastu. Et see on täitsa mõte, kui sa nagu lähed tegema. Osade kuttide jaoks tundub, et frontflip on isegi vähem hirmus kui backflip. Et see on see nagu, täpselt nagu batuudil, et kui sa üle pea ära saad, siis see kõige hirmsam koht on läinud. Aga samas tehniliselt frontflip on palju raskem, sellepärast et esiteks, kui sa lähed rämpist üles, rämp on niimoodi, siis sa juba lähed natukene tahapoole, ehk sa pead rohkem tegema fronti. Ja kui sa maandud ka maandumisse, siis sa ei ole piisa, et sa maandud niimoodi, vaid sa pead ennast sisse saama. Ehk siis backflipi sa pead põhimõtteliselt nagu pool flipi tegelikult ainult tegema ja frontflipiga sa pead vastupidi nagu üle tegema. Ehk siis, ja see tööle lükkamine on ka palju raskem. Et sa pead kindlasti nagu õige hooga minema ja nagu nii edasi, et kui backi on lihtsalt see, et sa lähed suht lebalt lased, siis frondiga sa pead alati nagu ikkagi täiesti jõust ja kõigi saltudega on see, et kui sa lähed tegema, siis sa pead juba täiesti nagu lõpuni, sa pead hoidma kinni, sa ei tohi lahti lasta. Ma loodan, et ma suutsin teid inspireerida ja õpetada frontflippe tegema, see on selline suht keeruline trikk, aga kui teile täna video meeldis, siis pane like, pane subscribe ja näeme järgmine nädal. Peace! Mis mõttes sa ei taha? See on how to front flip, mitte how to lamada resi peal.